the past, to make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me a letter when you're done, evaluating what your short life has become. You should know, you should know. Don't try to cover up your ways. In light of what you've seen so far, there are better ways. Throw preconceptions down the drain, 'cause this is your life. Päevast sisse, päike paistab, 18 kraadi, ma pean riided ära vahetama, ma olen oma paksude reisiriietega. Ma teen nüüd kiire tuuri teile enda elamises. Ma ööbisin siis hotellis, aga tegelikult see oli pigem nagu korter. See oli kohe, kui ma olin jõudnud. Nii, siin on siis elutuba, köök. Kohe näitan lähemalt kööki ka. Seal siis põhimõtteliselt ma oleksin saanud ise endale ka süüa teha, aga pigem ma ei kokanud seal koha peal. Siis all oli väike WC. Selle laua taga ma sõin, kui ma toas sõin, siis kohe läheme ülesse. See oli nagu hästi ruumikas, mis oli nagu väga-väga nice. Vaadake, kuidas ma matchin selle trepiga. Nii, edasi lähme magamistuppa. Suur voodi oli seal. Siis magamistoast läks terrassi peale. Seal terrassi peal oli 2 labamistooli ja siis seal ma lugesin raamatut vahepeal näiteks. Tükke vaade oli siis. Nii, tagasi tuppa. Tükke suur peegel oli magamistoas ja siis üleval oli ka vannituba, kus oli dušinurk. Ma nüüd lähen check-in'i tegema, aga siuke passvoola on ka siin siis väga nice. Ma ei saa aru, kus see retseptsioon on. Ma olen mingi mega kaua kõnginud juba ja nagu ma küll ei leia. Okei. Siin on passu. Ja siin on ka. Ma ei tea, ma arvan, et ujumiseks on liiga külm, aga päevitada võib suht nice olla siin mingi raamatuga. Nii, check-in on tehtud. Õhtuks kisub täitsa külmaks siin. Ja nüüd ma siis lähen nende juurde, nende kodu üle vaatame ja ennast näitame ja neid tervitama. See koht on nagu jalutades 16 minutit on ju. Ja ma lähen sinna autoga. Ma ei ole kunagi välismaal ise autoga sõitnud. Ehk siis good luck to me, ma nagu räigelt poen niigi autoga sõitmist. Isegi nagu Eestis ja no võõras riigis. Esimest päeva ka veel siin alles ja siis nagu kohe. Ja no okei, ma loodan, et kõik läheb hästi ja see on nagu väga ülilühike sõita, aga ikkagi nagu. No tervist! Täna on 12. märts ja kell on kohe 12 ja ma tulin korraks kohvi jooma, ma leidsin enda kodu lähedal mingisuguse restorani ja ühesõnaga leidsin kodu lähedal mingi restorani ja tulin siia kohvi jooma siis. Vaatame üle, kuidas see Hispaania kohv on. Ma peaks muidu ostma, mul on seal kodus mingi see kapsel kohvimasin, ma peaksin ostma endale kapsleid, et ma saaksin edaspidi kodus hommikuti kohvi juua. Ja täna on mul tegelikult tööpäev, nii et ma ei teagi, nad pidid mulle kirjutama, mis kellaks ma tuleksin, aga alates 12 pean olema valmis, et pean kohe minema, nii et ma teen kohvi ära ja siis lähen tagasi koju. Ja siis vaatan, millal nad kirjutavad ja siis ma olen õhtul arvatavasti mingi 9-10 seal. Nii et jah, siis ma täna rohkem ei filmi, kuna me lähme täna ühe selle lapsega juuksurisse ja tal on mingisugune balletitrenni, et me läheme sinna
ja jah, homme on mul vaba päev, nii et siis ma tahaks rohkem teile näidata, kuidas ma siin avastan ja kuidas ma siin sisse sean ennast ja ma mingid asjad juba eile pakkisin lahti või enamus asjad pakkisin lahti, aga ma tahaks kuidagi ikkagi hubasemaks teha seda olemist, ma ei tea. Ühesõnaga, et aitate mulle kaasa elada, kuidas ma siin sisse sulandun. Hetke on õues siuke 17-18 kraadi. Järgmine nädal näitab, et läheb väga soojaks, mingi alla päeval isegi 24 niimoodi ja kusjuures nagu päikse käes on nagu mega soe. Praegu mul päike kütab peale, siis on mega soe. Vot, ma oleks mingi raamatu kaasa võtta. Aga järgmine kord olen targem. Siis võtan raamatu kaasa või siis see on kodus. Sina oleks raamatut mega mõnna lugeda. Tulin hommikust sööma. Üks töökaaslane läks jõusaali siia kõrvale ja siis tõi meid siia. Autoga tulime siis ühesõnaga, sellepärast tulin temaga koos, aga mega ilus koht, nagu mega ilus koht. Ja ma kujutan ette, ma pärast näitan siin mingi passu ja värki, ma kujutan ette, mis nagu suvel ja kevadel ja sügisel nagu mis siin toimub. Mega äge, siuke nagu beach club vibes. Nii et ühesõnaga ma saan praegu hommikus äkki. Või kohe tellin. Nagu vaadake reaalselt, kui ilus see koht on. Seal on see passu, ma pärast saan rohkem näidata. Ma just ütlesin, et see koht on nagu mega ilus ja äge. Ja nagu kuna see on siuke turistikas koht, siis mu kõige suurem obsession ever, kes see Pipra Portini, mu kõige suurem obsession ever on jääkohv. Võib-olla olete juba aru saanud mu videotes, meil on kogu aeg jääkohvi. Ma teen kodus kogu aeg jääkohvi, palju ma jõin ainult jääkohvi kogu aeg. Ja üldiselt Hispaanias, kui sa tellid jääkohvi, sa saad nagu mingi täiesti mingi lurri, kas siis lihtsalt nad toovad mingi tavalisi kohvi ja jää kõrval. Teine variant on see, et ma olen saanud siin mitu korda niimoodi, et nad teevad mingi Tenerifel ja siis tal tegelikult see on ülimagus ja nad panevad selle peale mingi vahukoort ja kreem ja nagu see ei ole isegi kohvi maitsega nagu 0, aga see tundub, ma ei ole veel maitsnud okei, aga see on nagu õige hea jääkoht. Nii et hommik algab hästi, kui ma saan alustada seda niimoodi. Ja nii okei, see passuala siin toimub, praegu mingid ehitused või midagi, sest seda passut veel ei kasutata. Ma vaatasin, siin oli mingi brošüür, et see passuala avatakse 23. märts on mingi avamispidu, ehk siis kohe. Aga nagu mega äge, tahaks siia suvel tulla või niimoodi. Nii ilus koht. Nagu see, et see on autoga tuleb küll siia sõita, aga see on täiega mu kodu lähedal mingi, ma arvan, 10-15 mintsa. 10 mintsa pigem vist. Ühesõnaga jah. Aga see, et ma ise julgeksin seal sõita. Ma käisin hästi tara ja mu söök on tundnud okei. Ma saan teile siis oma sööki ka näidata. Ma võtsin mingi hommikulöögi burrito. Tundub nice. Ja küsi mulle siis, mida ajastust reaalselt. No mega. Mega. Hommikust sõime, aga ma julgesin väga filmida siin teised inimesed ka. Ühesõnaga, jah, täna on mul ka vaba päev, teist päeva järjest vaba, juhu! Ja ma tulin hommikust sööma uude kohta, ise autoga tulin, ma olen nii uhke endale ja väga hirmus oli, nagu see on väga lühike maa, aga sa pead minema vahepeal mingi kiirteele ja siis sealt maha saamine, eriti kui sa nagu üritad telefonist kepsu vaadata samal ajal on nagu jah. Aga ma olen siin on väga ilus, ma tellisin endale süüa just ja nüüd siis võtan süüa, mul on raamatud kaasas, mõtlesin ma söön, ma loen raamatut ja siis ma jalutaksin mere ääres. Väga ilus koht, ühesõnaga vaatame, kus söök on ka jah. No, mis on elu? Pole paha, on ju. 18 kraadi on praegu sooja, nii et mingi mega soe ei ole, aga nagu mul on
aga väga mõnus on ikka päikse käes. Tavaliselt jääkohvi polnud ja ma tellisin frappuccino, aga see tundub ka väga hea. Hommikugi läks päris kaua aega, aga siin on poached eggs ja avokaado, mis iganes, sai, leib ja värske apelsinimaal. Tubli inimene jookseb, peaks ka jooksma minema mingi päev. Reaalselt praegu päikse käes on nii soe, ma oleks nüüd vabalt lühikesed püksid panna. Aga see soe liiv jalgade all on nii mõnus. Veits jalutan enne kui ma tagasi lähen koju. Viin teid mingi kuskil käbi taha seisu. Jõudsime terve ja elusana koju. Ma ei tea, tagasi teeli nagu kuidagi kergem. Ma ei tea, kas ma enne läksin kuskil valesti või nüüd ma pidin nagu vähem ringi keerutama ja kõige raskem on saada sinna nagu kiirtee peale ja kõik kohad on nagu selle suure tee ääres. Ehk siis sinna saamine kõige raskem, sest kõrvalteelt nagu tuleb räigelt autosid, et nagu millal ma ennast sinna pressin. Aga me oleme tagasi. Väga tore. Ja siis me proovime nüüd mingit uut Nokko maitset, mida Eestis ei ole ja see peaks olema õune maitsega. Ma juba panin klaasi täis jääga, see on need jääkuubikust ja tegelikult 2 jääkuubikut ma hoopis sinna. Proovime. Ma ei tea. Ühesõnaga, minu meelest võiks kuidagi rohkem maitset olla sellel. Nagu ta on okei, aga tahaks rohkem maitset. Pole nii ammu Nokot jäänud, ma isegi ei mäleta, mis mu lemmik on. Mul on külmkapis üks maasika oma ka, sest siin kõiki maitseid ei ole. Nii, ma tulin jalutama siit korraks. Vaatame, kus ma siit jalutada on. Täitsa suvaliselt praegu lähen ei vaadanud mingit sihtkohta endale valmis. Tunduvad väga ilusad majakesed kõigil siin. Normaalselt mäest üles on see tõus lihtsalt. Mäest ülesse. Tulin poodi ja tahan jäätist või tulin selle eesmärgilt jäätist osta, aga juba leidsin veel asju. No võtta nagu nime pähklid. Vitamin Velli leidsin, mingi näomask on seal põhjas, sest tahaks nagu niisutada. Aga jäätisega on see, et kõik on nagu mingi, ma ei tea, nagu suurtes pakkides, et ma ei saa nagu, pole ühtegi väikest jäätist eraldi. Nii et, või siis siuke, nagu, ma ei tea, mitu siin on 6 tükki või? Oleks siis erinevaid juba, mitte mingi 6 samasugust. No jah, ma ei tea, kus on siis saagi jäätist või? Nii, me oleme tagasi kodus, aga ma just mõtlesin, et kuna mul on jäätisisu ja ma ei saanud jäätist, sest ma ei tahtnud seda mingi six-packi osta, siis teisel pool kodu ülilähedal on üks väike pood, ma lähen vaatan äkki sealt siis jäätist.
Siuke naljakas lugu, et ma tulin teise poodi nüüd ja siin on jäätist, aga siin pole ühtegi jäätist, mis mind isutaks. Ma isegi ei tea, mis jäätist ma tahaks. Aga ma vaatan neid ja no ei ole ükski nendest, mis ma tahaks. Nii et oota tegelikult. Mis see on? Okei, äkki tahaks ikkagi. Jalutuskäik tehtud, oleme tagasi enda pesas ja valitud sai siis see, sellepärast et siin oli kirjas sõna karamell ja kui sa mainid mulle karamelli, siis on asi otsustatud. Kõige parem magus asi on karamell. Täna oli täiega see, sellepärast jääd sisu, et see oli nagu siuke esimene soe päev, kus ma reaalselt nagu käisin lühikeste riietega ja oli soe. Okei, see päev, kui ma käisin lapsi hoidmas üleeile, siis oli ka soe, aga siis me kuidagi olime nii palju toas ja värki, et täna ma sain nagu tunda esimest korda seda mõnusat sooja ilma ja siin nagu märgistab minu jaoks nagu suve algust. Suve algusest tuleb see jäätist, on ju. Nii, ma näitan täna nüüd ühte pulli asja. Iga jumala päev ma olen käinud retseptsioonis seoses sellega, et ma ei saa oma ust lahti. Ja nüüd, täna ma veel pole käinud, siis joon juhtu, eks ju. See on nagu roheline, on ju, aga nagu ei lähe uks lahti. Proovime veel. Endiselt ei lähe uks lahti. Proovime teise kaardiga. Telefoniga ei tohi kokku panna. Proovime teise kaardiga. See ei ole nagu freaking normaalne iga päev. Point on see, et sa ei tohi panna kokku seda telefoniga ega muu mingi elektroonikaga, millest ma saan väga hästi aru. Ma otsin täna seda terve päeva, see on raamatu vahel. Neid mõlemad kaarte, et ma ei peaks täna sinna minema. Ja nagu see, et see näitab rohelist, see on nagu eriti confusing, et nagu see peaks ju töötama. Ühesõnaga see ajab nagu väga närvi. Nii, kell on kohe 9 õhtul ja nüüd see on see näomask, mis ma ostsin, et see tavaline niisutav näomask. Ja siis pärast seda on, ma vaatan just mingeid vloge ja Netflixi või midagi. Hommikust. Täna on reede. Kuupäeva ei tea, aga ma tulin hommikul jalutama asjana. Ja ma mõtlesin, kas ma lähen vaatan selle jõusaali üle, mis meil on. Mingi üliväike jõusaal, aga ma teen seda homme, sest et nii ilus ilm on. Ma mõtlesin, et pigem nagu nautiks seda ilusat ilma ja vaataks ringi siin, sest et see koht, kus ma eile jalutasin, see ei olnud nagu parim jalutamiskoht. Aga nüüd ma äkki lihtsalt mingi parema tee vaatame. Vaatame. Siis ma teen oma jalutustiirveks ära ja siis lähen koju, teen endal mingi hommikusöögi ja siis arvatavasti juba pean tööle minema, nad kirjutavad täpselt, mis kell ma tuleksin. Siis samal ajal ma saan vaadata üle mingeid kohti, kuhu ma tahaks tulla. See on üks söögikoht, see ei ole veel avatud hommikul, aga üks söögikoht, mida see pereema mulle ka soovitas, kus nad söömas käivad vahepeal ja siia saab kõndida, mis on nice, sest ma ütlen enamus kohtadesse peab autoga minema. No nice. Ei tea, kas ma olen enne seda maininud, aga mulle väga meeldib vaadata ilusaid majasid jalutades. Ja kes on võib-olla veits imelik, aga reaalselt. Ja siin on üks müüja, nii et kui ma rikkaks saan, siis ma võiks üks maja aasta küll siin. Nasult vähe näha oma. Fancy. Tagasi kodus. Ja me oleme täpselt graafikus omadega ajaliselt, sest et ma tahtsin tagasi olla kell 11, kell on 11. Mul läks tund aega söömiseks, pesemiseks ja nii edasi valmispanekuks. Ja siis ma tahtsin umbes 5000 sammu teha hommikul alustuseks ja mul on üle 5000 sammu täis, nii et all good. Mul on üks probleem ka. Probleem on selles telefoni laadimisega. Mul on telefoni laadija ots katki ja mul täna terve öö ei laadinud telefoni, hommikul oli 2%. Ja siis hommikul ma jamasin suht kaua, et nagu seda laadima saada, ehk siis mul on kiiremas korras vaja osta telefoni laadijaga, kuna mul on 3 päeva järjest lastega, siis ma ei tea, kuidas ma seda teen, äkki homme enne tööd. Ühesõnaga, ma ei tea. See on nagu väga vajalik, et mul see telefon töötaks. Sest kogu suhtlus nagu selle emaga, et millal ma tulen ja nagu vahepeal, kui neid ei ole, siis ma kirjutan enda, see on oluline, et mul on telefon. Nii, hommikusöök on serveeritud. Täna pakutakse siis 2 rukkipalal või leiba. Siis mingi proteiinijogurt, pole veel maitsnud, aga karamelliga. Karamell on hea, nii et loodetavasti on hea. Kohv, vesi. Nii et
ja tisu mulle, ma hakkan Sandra voice'e kohe kuulama. Ta tuli just reisilt ja siis me oleme muljatanud voice'idega. Tere hommikust, järgmine hommik siin päikselises Hispaanias, nii mõnus. Siis mul on keha veits, okei. Hommikusöök on serveeritud. Ma räägin kohe täpsemalt. Hommik algas sellega, et ma pidin kohe poes käima, sest mul oli vesi otsas, aga ma tahtsin vett osta ja siis siin on see masin, kus saab apelsinimahla, värsket apelsinimahla. Kõigest need klaasid on minu jaoks nii tobedalt väikesed, et nagu mulle meeldib kulistada jooki. Aga okei, väikesed klaasid, sellega me saame hakkama. Siis ma olen ilmselgelt kohvi joonud, nüüd mõte nagu üldse ei jookse. Aga ma ostsin siis, esimene päev, kui ma tulin, siis ma ostsin poest mingit 100 peedihummust, siis ma proovin, ma ammustasin juba see tükk ära, siis ma tahtsin maista, kuidas see maitseb. Aga see maitseb hästi. Ja mulle ei meeldi üldse peet, aga ma käisin kunagi, Marilis elas pool aastat Dubais ja siis ma käisin tal Dubais külas. Siis me sõime seal kogu aeg hommikusöögiks seda peedihummust. Ja ma leidsin selle siit ka, nii et ma tahtsin proovida ja ühesõnaga uus avastus. Ma ei tea, kas Eestis ma ei ole näinud peedihummust, mitte et ma oleks hullult otsinud. Kunagi vist, kui ma sealt Dubais tagasi tulin, siis ma isegi otsisin, aga nüüd ma ei ole vaadanud, nii et võib-olla isegi on. Ja siis maasikad ostsin ka. Hispaania maasikad. Nii et hea tisu mulle. Täna siis on jälle lapse hoidmise päev mul, ehk siis ootame, millal nad mulle kirjutavad. Et nii kaua, kui meid kutsutakse tööle, siis ma tulin Passuäärde täna. Loen raamatut, võtsin endale ühe kohvi. Nii et väga mõina päevitan nii kaua, kui lastakse. I wonder how this night will be. The apple does not fall from the tree. She said I almost died a week ago. I lost my will, I thought I let you know. Countryside, the water so I way up here, I just let it you know. I wait along the corridor, some would say they've seen me here before. Do we need to go this far? Üritame täna siis päeva alustuseks teha natuke jõusaalis midagi. Näitan teile seda jõusaali. Arvestades, et ma olen lihtsalt kuidagi nii uimane ja unine, siis ma arvatavasti teen mingi pool tundi lihtsalt midagi. Vaatame, et kehale meelde tuletada, et meil on ka lihased kuskil peidus. Nii et või päris mitu sükest masinat, mida ma ei ole varem kuskil näinud, nii et saame katsetada. 30 minutist ja 50 juhu. Ta on ja mul on kõik nii tühi. Ülakeha tegin siis täna. Hommikusöök on serveeritud, nagu ikka ma tutvustan teile oma hommikusööki. 2 peedihummuse juustuga rukkipala, värske apelsinimahl ja siis ma ostsin mingid neid ühesõnaga Alpro mango jogurt ja siis mingid tumeda šokolaadiga krõbinad ja siis ma söön neid. Ja mul on kõht nii tühi, nagu eile ma korralikult õhtust ei sööndki ja ühesõnaga ma käisin juukseid pesemas just viitsib fäinitada nii soe ja mõnus on, et ma ei võtsi aega räägida sellele. Ja ühtlasi ma eile avastasin, et mu keha on mega pruun või noh, praegu ei ole näha, aga mu keha on väikest saanud, ütleme nii. Ja üldiselt mu keha on siuke, et võtab hästi päikest, kuna ma olen näol kogu aeg kasutanud 50 kreemi ja ma tegin paalil sama, sest et ma tahan oma nahka hoida, et nagu 50 kreem on väga hea, aga mul ei hakka absoluutselt mingi päike näkku, nagu just kehaga võrreldes ma saan nii aru. Ühesõnaga ma ostsin eile näole 30 kreemi, proovime siis seda. Nagu mu eesmärk pole näost ära kärsata, ma tahan seda hoida, aga nagu natuke mingit jumet tahaks ikkagi saada. Ilus, terve, pruun, jumekas nägu ja keha on nii ilusad mu meelest, nii et jah. Aga hea tisu, mul on nii nälg!
Sjau. Kell on 9:30 ja ma jõudsin enda pesakesse. Ja see on vist kõige varem, mis ma olen jõudnud sealt töölt koju. Aga ma läksin ka kõige varem, mis ma olen kunagi läinud. Ühesõnaga, ma tahtsin teile 2 asja näidata. Swag lihtsalt, ma ei oska nende uute juustega elada. Okei, 2 asja tahtsin näidata. Esiteks, neil on kodus aias sidrunipuu. Ehk siis ma võtsin endale kaasa ühe sidruni, nii et ma saan endale teha sidrunivett. Teine asi, mis ma tahtsin näidata. Teine asi, ma olen juba võtti päeva tahtnud näidata. On rituaalse dušikeel, mis ma siin leidsin. See on nii hea, see lõhnab nii hästi. Ta ei ole veel Eestis, mina vähemalt ei ole näinud, aga see on Hanna garantii, mulle täiega meeldib see. Ma ei tea muidu, kas teile üldse, kui teile meeldivad rituaalsed dušikeelid, need on sellised vahud, mulle endale täiega meeldivad. Ja läbi aegade ma olen vist proovinud reaalselt kõik rituaalsed tooted läbi, ma arvan. Ma olin mingi periood täiesti obsessi, mul oli terve vannituba oli ainult rituaalsed tooted, nii et see on üks hea toode ja ma võib-olla isegi ostan endale koju ühe kaasaga. Nii olen. Okei, ma lähen pessu ühesõnaga sellega seoses, mul tuli meelde see. Ja siis ma vaatan veits mingi Netflixi või midagi ja ma olen tõesti nagu nii vässi ja mul on õnneks vaba päev. Nii et homme võtan teid jälle endaga kaasa. Tere hommikust! Täna on esmaspäev ja me liigume siis jälle jõusaali poole, et alustada oma hommikut seal ja teha kiire alakehatrenn täna. Ja täna on mul siis vaba päev, on ju. See on väga oodatud vaba päev. Ja täna on siis nagu täiesti pilvine. Ma siis mõtlesin, et ma käin jõusaalis ära ja siis söön ja siis lähen basseini äärde päevitama, kohvi jooma, raamatut lugema. See on nagu ideaalne vaba päev. Aga tundub, et nii ei lähe. No vaatame, mis me teeme. Imeilus näeb välja. Nii. Natuke liigutasime ennast, nüüd me olen tagasi kodus ja isegi päike piilub pilve tagant. Nii et ma mõtlesin, et äkki ma söön ära ja siis ikkagi esialgse plaani järgi lähen passu äärde. Vaatame, kas me tuppa lastakse täna. Ei lasta, super. Jäädiisu, arbuus, parmaasikat, siis seesama mango Alpro jogurt ja enne trenni ma sõin ühe uuna ja natuke pähkleid. Sööme ära ja siis läks kohvi jooma. Läheme nüüd siis basseini äärde. Ma tahan juua hästi cappuccinot ja lugeda raamatut. Ja isegi kui päike on siuke piilub, et ei ole full päike, siis nagu soe on ikka ja saab raamatut lugeda soojas kliimas. Nii et mis ma siin ikka vingun, on ju. Nii et lähme. Ja pärast siis ma tahaks autoga minna täitsa kohe linna poole ise. Nii et edu sellega. Nii, ja nüüd on siis aeg selleks suureks challenge'iks minu jaoks ja ma pean autoga sõitma. Või noh, ei pea, ma vabatahtlikult valin, aga mul on vaiksemaks. Selles mõttes, et ma vabatahtlikult valin, aga ja ühesõnaga ma tahan minna sinna kohvikusse. Sinna kohvikusse on tegelikult ainult 22 kilomeetrit, mis ei ole nagu nii hull, on ju. Aga lihtsalt ma pean minema mingi sealt kiirteelt ja värki ja ma isegi nagu ühesõnaga ma kardan ja ma loodan kõik läheb hästi ja see on arvatavasti selle reisi üks kõige suuremaid väljakutseid minu jaoks ongi see autoga sõitmine, sest et nagu tõesti ja nagu võõras riigis ma niiga olen üli ebakindel autoroolis ja siis nagu siin on ju, kus inimesed nagu keegi suunatuldega midagi ei näita. Okei, loodame, et siis see jõuab ilusti sinna ja tagasi ja igale poole ja saame hästi hakkama ja nagu üks asi oleks see sõitmine, aga teine asi on see, et kuna ma ei tea, kuhu ma lähen, siis ma pean nagu mapsi jälgima, on ju. Ja nagu jälgida samal ajal, kui sa oled kuskil kiirteel mingisugust mapsi või nagu ühesõnaga wish me luck ja nagu ma siis update'in teid ja nagu aga väljakutsed on selleks, et või noh,
peab siis ületama enda ebamugavusi ja ega muidu nendest üle ei saa, onju. Ja davai, kõik läheb hästi. Tšau! Ja by the way, see kohvik on see sama roosas kafee, mida ma vist kus ma juba käisin ühe korra, aga ma käisin seal siis selle teise lapsehoidjaga, ehk siis tema nagu sõidutas ja ma ei pidanud muretsema mingi parkimise pärast, kuidas ma sinna saan, ega nagu ühesõnaga mitte millegi pärast. Siis ma ei söönud, sest mul polnud kõhti, ma võtsin lihtsalt mingi matša ja mingi mahla vist. Aga täna ma tahaks süüa seal. Nii et rohkem vist pole midagi praegu öelda. Sõida minuga siis! Okei, see läks nagu mega halvasti. See nagu küll üldse julgust juurde ei anna, ma nagu ei taha enam kunagi autosse istuda, ma ei taha nii. See oli nii õudne lihtsalt.